Elina, sa oled 18-aastane naisjalgrattur. Jah, Vastab tõele. vastab. Kui raske rattasport ühele noorele naisele üldse on? No, kui sulle meeldib seda teha, siis ta ei ole väga raske. Aga no füüsiliselt on ikka raske. Et tuleb ette neid päevi ka, kus mõtled, et miks ma pean sõitma minema? Mõnikord, aga neid pigem ei tule. Pigem ei tule. Ei tule. Õnneks seal tiimiga on see, et kõik lähevad, siis lähed ka ikka. Ja see annab motivatsiooni juurde. Et kui sul on ikkagi kaaslased ümber, on lihtsam seda spordiala just teha? Jaa. See on tiimisport ikkagi. Tiimisport? Jaa. Aga võtame korra täitsa algusest, et kus see rattapisik sind kätte sai? Mäletad sa üldse seda veel? Jaa. Vend käis trennis, siis käis õde trennis ja siis ma käisin juba nendel Estonian Cupi väikeste sõitudel ja mul hakkas meeldima ja läksin trenni Viljandi rattaklubisse. Kas seda nagu vend võttis kaasa või sa tegelikult läksid õega kaasa? Kudapidi see oli? Minu arust oli niimoodi, et vend võttis õe kaasa ja siis ma läksin koos nendega kahega kaasa. Et oli mingi hetk, kus te siis käisite kolmekesi rattatrennis? Jaa. Aga seda vist väga pikalt ei olnud, õde sul otsustas varem ära lõpetada vähe? Jaa, varem kui vend. Aga sinu armastus siis oli ilmselt vähe suurem rattaspordi vastu? Jaa. Õige popp küsimus iga ratturi käest on, mida taast küsitakse, on see, et palju sõidetud on juba. Et täna on meil 22. aprill, 4. kuu aastas käib ja palju sul sõidetud on siis juba? No kindlasti, kui ma elaksin soojemas maas, mitte Eestis, siis oleks rohkem kilomeetreid. Tunde ma ei tea ratta seljas, aga kilomeetrid on praeguseks vist 4100. See on üpriski vähe võrreldes mu tiimikaaslastega, aga ma arvan, et tunde on isegi sama palju, võib-olla natuke vähem. 4000 on ikkagi päris palju tegelikult. Ei saa öelda, et see nüüd väga vähe on? Väga vähe ei ole, aga kindlasti saaks rohkem. Aga sa ütlesid ka, et tunde on sama palju, kas siis rattaspordis on tund ja kilometraaž on nagu sama tähtsusega, et võib-olla see kilometraaž polegi nii oluline, peast trenni teed? Jaa, no selles suhtes, et ma väga nii täpselt ei oska öelda, aga kindlasti, kui sul on antud treening, siis sa ei vaata kilomeetrit, sa vaatad ikka tunde. Et kui pikk see trenn on, mitte kilomeetrite järgi. Et tõsi ta on, et Siledamaa peal tuleb 2 tunniga võib-olla rohkem kilometraaži kui mägise trassiga sõidu puhul on ju. Aga kui me juba tegelikult kiirelt tänasesse päeva jõudsime, siis sa sõidad Šveitsis rattaga. Sul on selle sama klubi pusa seljas ka või? Jah. Et UCI värvid on rinna peal ilusti, et räägi natukene, kuidas sa sinna, või õigemini, kas sa oled nüüd proff või sa oled ikkagi amatöör veel? Proff. Sa oled meil tegelikult Viljandi rattaklubis esimene profirattur. Jah. No, see peaks olema profi-kontinentaal, kui ma nüüd õigesti tean. Aga minu arust see, et ma saan palka, see on juba, et ma olen proff. Muidugi. See tähendab, et sa oled elukutseline tippsportlane. Aga räägi, kuidas see teekond sul sinna Šveitsi profiklubisse siis tegelikult läks, et kuidas sinna said üldse? Euroopa meistrivõistlustel Trentos eelmine aasta UCI president või see, kes otsib neid jalgrattureid tiime, rääkis Jaan Kirsipuuga ja küsis siis, et kas neil on tüdrukuid. Ja Jaan Kirsipuu soovitas mind ja Kirket, aga Kirke ei sõida enam. Ja siis alguses ma ei võtnud seda nii tõsiselt. Ma ei teadnud,
väga midagi sellest ja siis me käisime seal novembris oli vist, novembris käisime Šveitsis laagris Kristeliga, tegime paar testi ja nad valisid mind. Kas sa tegite paar testi, mis testid need olid, kuidas nad siis testivad tänapäeval, kas rattur sobib profiks või mitte neil klubisse? No kindlasti ma arvan, nad vaatasid neid tulemusi, vaatasid, kuidas su energia või üldse seal trennis on, käisime ühes trennis nendega ja võib-olla ka tehnilisi oskusi natukene, aga test siis kujunes selles, et oli vattpaigil 4 minutit, 30 sekundit ja 6 sekundit. 4 minutit, 30 sekundit ja 6 sekundit. Ehk siis sellega nad võtsid välja sinu jõunumbrid, et mis sa suudad jalgadest välja vajutada. Okei, ja siis järelikult neile meeldisid need numbrid, kui sind sinna kutsuti? Ma arvan küll. Kuidas see kutsumine siis välja nägi? Kas sulle tuli e-kiri või helistati või kuidas see oli? Gmail tuli ja siis saadeti, et sa oled valitud ja leping, kui ma olen nõus ja siis täitsin lepingu ära ja sain. Et kohe saadeti leping ka kaasa? Enne ei küsitud nõusolekut? Enne küsiti nõusolek, aga siis kui ma andsin nõusolek, siis kohe tuli leping. Okei. Aga oli mingisugune selline peiteaeg siis ka, et kui sa, ütleme, et kui sa novembris käisid testimas, siis millal see vastus sinuni jõudis, et sa oled ikkagi valitud sinna? See tuli väga kiiresti. Minu arust oli isegi vähem kui nädal. Vähem kui nädal. Kui palju teisi tüdrukuid siis sinuga samal ajal testimas oli? Sa ütlesid, et Viljandist oli meil Kristel Sandra, aga kas oli kedagi veel? Jaa, 2 Indoneesia tüdrukut ja 3 Islandi tüdrukut olid veel meiega. Ehk siis 5, 6, 7 tüdrukut olid korraga testimas. Ja palju klubisse võeti? 1. Nad ütlesid küll minu arust, et 2 äkki või 1, aga ainult mina sain. Ma ise ka mõtlesin, kes veel sai, aga ei saanudki. Et põhimõtteliselt 7 olid sina ainukene, kes vastu võeti? Järelikult siis ikkagi avaldasid muljet neile tegelikult? Jah. Millal siis esimest korda nende juurde Šveitsi läksid? 14. veebruar. 14. veebruar. Et põhimõtteliselt 2 kuud hiljem või isegi 3 kuud hiljem, kui sa jah-vastuse said neile edasi saata, on ju? Jah. Oli vist päris kannatuslik aega? Jaa, selles suhtes, et vahetasin kooli sel ajal, läksin Audentese Otepääle ja ikkagi natuke vaatasin siis, kes ma tiimikaaslased on, vaatasin, et nemad teevad trenni juba väljas ja mina sõidan lihtsalt pukki, tahtsin loomulikult sinna kohale minna juba. Aga samas tahtsin ka kodus olla. See oligi selline, et mõni päev tahtsin siin olla, mõni päev tahtsin seal juba olla. Ja 14. veebruar siis lendasid ära? Jah. Mis sa siis kaasa võtsid? Kogu oma rattariited või tegelikult läksid ainult pesu ja sokid? Ma võtsin üpriski palju asju, aga ma oleks saanud kindlasti palju rohkem. Ma tahtsin veel võtta, aga ei saanud. Ei olnud pagasid. Aga siis vaatasin, tiimikaaslastel oli 6 paari jalanõusi ja ma võtsin ainult 2 paari. Polnud ruumi enam. Võib-olla ongi hea, et kohver väike oli? Jaa, sest me saime päris palju riideid sealt. Klubi poolt nagu? Jaa. Okei, et selles mõttes on nagu hea, et siis on alati ühte värvi riided seljas kõigil. Jaa. Nii et sa oled 14. veebruar, märts, 2 kuud oled olnud, nüüd tulid koju esimest korda? Jaa. Oli juba koduigatsus peal ka või? Oli küll. Mida rohkem ligemale tuli see kuupäev, et saab koju, siis tahtsin juba rohkem koju. Mõnus on olla siin. Kodus on ikka hea, eks? Jaa. Aga Audenteses sa alustasid siis septembris kooliteed? Ei, sest ma ei teadnud, et ma saan sinna tiimi. Okei. Ja jaanuaris alustasin. Sa said pool aasta pealt kooli vahetada? Jaa. Viljandi gümnaasiumist läksid siis Audentesesse? Jaa. Aga miks sa selle vahetuse üldse ette võtsid? Sellepärast, et 2 asja korraga on väga raske teha. Ja Audenteses õpetajad on harjunud sellega, neil on selline kava juba, aga Viljandis ei ole distantsõpet niimoodi eraldi. Et mul oleks väga raske olnud seal. Et tegelikult sa oled Šveitsis
sõidad ratast elukutselisena ja samas sa lõpetad ka gümnaasiumi Eesti koolis. Jah. Okei, päris. Kuidas hakkama saad siis, ole aus? Mul on päris palju X-e aga küll ma ära teen need. Aega on, on ju? Aega on. Suvel ma arvan, saan ka teha veel. No siis pead motivatsiooni leidma, kui sa ära teed. Aga Šveits on nagu küllaltki kaugel, eks ta on Euroopa keskpaigas, aga tegelikult on vist 2 lennutunni kaugusel, on ju? So. Ja otselendu vist siit ei lähe Šveitsi. Otselendu ei lähe, et alati on ümber istumisega kuskilt. Ja. Et paras seiklus edasi-tagasi käia. Ja. Aga kuidas siis oli? Nüüd tulid tagasi, sa oled nüüd nädalapäevad Viljandis olnud ja lähed uuesti ära? Nüüd ma lähen Tšehhi Eesti koondisega võistlema. Ja siis Tšehhis lähen otse Prantsusmaal klubi juurde, sest neil on võistlus seal, aga mina seda tuuri ei sõida, sest ma sõidan just seda Eesti koondisega. Aga Prantsusmaal sõidan pärast tuuri paar võistlust. Nii et Prantsusmaal oleme umbes terve kuu mai lõpuni. Seda oled sa siis koos klubiga? Jaa. Et baseerute Šveitsis, aga kuna võistluskalender viib Prantsusmaal, sa olete kuu aega Prantsusmaal tegelikult. Jah. Ega see vist lihtne ei ole niimoodi ennast nüüd koondise ja selle klubi vahel nagu jagada või kuidas see üldse välja näeb, et kas koondisest tuleb sulle kutse, et näed, et sa oled koondises, et me lähme sinna võistlema ja siis sa küsid klubi bosside käest, et kas sa võid minna? Jaa. Ja Tšehhiga oligi niimoodi, et küsisin, kas ma võin minna, et mul oli tegelikult inglise keele test vaja teha eksam siin koolis, siis ma ütlesin, et mul on vaja teha ära see eksam ja nad ütlesid, et ma võin minna, sest niikuinii saab ainult 6 inimest võistelda selles järgmises tuuris, kus nad lähevad ja siis kes oleks nagu ilma jäänud. Ehk siis kui üks koht on üle rohkem, siis saavad rohkem inimesi võistelda. Ehk siis, palju teid üldse seal klubis on? 8. 8 noort naist? Jah. Ja 6 tükke sai sinna tuurile võistlema minna ja see, kus ütlesid, et sa pead minema kooli, siis oli neil natuke kergem otsust teha. Ja ongi niimoodi, et tegelikult terve aasta peale peavad iga tiimi liige sama palju arve võistlema. Ehk siis, kui näiteks Prantsusmaal mina ei saa võistelda klubi all, siis järgmisel võistlusel mina võistlen klubi all ja siis keegi jääb sealt nagu ilma. Okei, teil on siis mingisugune nagu latt paika pandud, et kui palju te neid võistlustarte peate saama. Aga siis sul on tegelikult juba ette teada, kui palju sa aasta jooksul võistled laias laastus? Ei, no selles suhtes, et meil on mingi kalender juba väljas, aga mõned võistlused ei ole veel otsustatud, ei ole veel antud seda rohelist kaarti võistluse poolt. Nii et selles suhtes ma võtan niimoodi, kui treener ütleb, lähme, siis lähme. Palju teid, või sa ütlesid, 8 tüdrukut on tiimis, et naist. Või naist, jah. Nad on juba päris. Nad on juba naised. Minust vanemad. Sa oled kõige noorem siis? Kõige noorem. No võt. Aga mis riigist nad siis pärit on või kui rahvusvaheline see seltskond on teil seal? Ja. Mina Eestist, Valgevenest, Tšehhist, Lõuna-Afrikast, Etioopiast, Kolumbiast ja Argentiinast. Vau, see on tõesti kogu maailm on kohale toodud Šveitsi. Okei, tõesti päris rahvusvaheline. Kuidas sinu tase siis nende vanemate naistega on, et jõuad sõita küll? Esimene kuu, kui me läksime Hispaaniasse tiimilaagris, siis oli päris raske, sest nemad tulevad ju soojad maalt, näiteks Kolumbia ja Lõuna-Afrika, neil olid just nagu meil eestikad, olid neil just ära. Eks neil vorm oli hea. Aga nüüd on juba, ma olen harjunud, nüüd on juba hea olla. Ja mida hooaeg edasi, seda paremaks ilmselt läheb ka? Jaa. Et eks see eestlaste või üldse Põhjamaade sportlaste probleem, rattasportlaste probleem just ongi see, et hooaja alguses on päris keeruline ennast käima saada, kui pikalt kodus olla. Aga sa tulidki siis praegu koju ainult sellepärast, et sul oli vaja kooli minna? Kooli
ja Tšehhi, ja Tšehhi. jah. Okei. Nojah, ikka sa said natukene kodus ka ära käia, et selles mõttes on ikka hea vanemaid näha ja tehnikasõpradele ka. Mis rattaga sa sõidad? Scott? Jah. Ma täpselt ei tea neid mudeleid ega midagi, aga ta ei ole kõige uuem kindlasti, aga ta ei ole ka nüüd nii vana. Täitsa hea. Mulle meeldib. Selle rattaga see on hästi kerge. Ma arvan, et see on mägironijatele hea. Et sobib küll võistlemiseks. Ja. Ja Eestisse tulid sa eraldi stardirattaga? Ja, sest ma pidin ise ostma piletid. Nad ei ostnud. Ja siis mul oli otsustada, kas ma võtan 2 ratast või 1 rattaga. 1 ratas on loomulikult odavam. Ja kuna Tšehhis on eraldi start, siis ma võtsin eraldi stardiratta. Ja Giantiga saan ka võistelda. Ehk siis oma isikliku rattaga sõidad sa Eesti koondisega Tšehhis ja siis selle annad koondisega kaasa ja lähed ise edasi. Yeah. Kõva logistika peab ikka olema, midagi teha ei ole. Mis siis edasi? Sa oled 11. või 10. klassis? 11. Järgmine aasta on su gümnaasiumi lõpetamine. Yeah. Järgmine aasta on siis ka õppe veebiteel põhimõtteliselt. Kui ma saan kuskile tiivi, siis jah. Sul ei olegi veel kindel järgmine hooaeg? Järgmine hooaeg ei. 1-aastane leping tehti? 1-aastane leping. Nüüd pead ennast hästi näitama siis ühesõnaga. Okei, põnev. See annab lisamotivatsiooni ilmselt päris kõvasti. Aga sellegi poolest, et kui sa ütleme ikkagi läheb sul hooaeg hästi, saad mõne värvika tulemuse kirja, siis oled järgmine hooaeg võib-olla ka seal tiimis sõitmas. See tähendab ikkagi seda, et sa teed terve õppeaasta põhimõtteliselt veebiteel. Ja aga eksamite ajaks tuleb vist ikka koju tulla. Ja. Selle vastu ei saa. Mis su plaanid või eesmärgid selleks hooajaks on? Oled sa enda jaoks midagi paika ka pannud? No Eestikad. Kindlasti tahaks võita. Eraldi stardi ja grupisõidu. Mõlemad? Loomulikult. Aga eks näeb, mis juhtub. Ja tahaks uudsi punktega tegelikult. Just sõitsime Chamberit Prantsusmaal päev enne Eestisse tulekut. Ja no see oli natuke liiga mägine minu jaoks. 1700 tõusumeetrit, 110 kilomeetrit. Ehk siis põhimõtteliselt ainult üles-alla oligi. Ja minu elu kõige pikem sõit. Ja just nädal aega tagasi enne seda võistlust ma olin siis haiglas, kukkusin. Aga õnneks luud on korras, peapõrutus polnud. Ning Jaanus, su vend saatis mulle selle pildi ka. Või no mitte ei saatnud, näitas. Ta ei saatnud, ta näitas mulle, et tahad näha, mis Elinale näitas haigla pilti, kus olid vist haiglavoodis või. Seal tundus küll päris õnnetu olukord, aga täna siin vist nädal või 1,5 hiljem pole nagu häda midagi. Paranes hästi, jah. Aga kuidas see juhtus siis? Laskumise peal või kus see kukkumine oli? Tegelikult oli trenni 5 viimased minutit. Lihtsalt sõidan sirge peal. Ja probleem on selles, et ma ei mäleta, mis juhtus. Sest ma ei tea, ma tean, kus kohas see täpsemalt juhtus, aga ma ei tea, mille pärast ma kukkusin ja ma ei tea, kes kiirabi kutsus. Ma märkasin kiirabi autos üles ja. Oli päris ehmunud tunne küll ilmselt. Aga täna sa naerad selle üle vähemalt, et selles mõttes on nagu kõik hästi, et sul mingisugust väga suurt traumat sealt vist ei tekkinud. Ei. Aga ma ei tahagi mäletada, kuidas ma näoga vastu asfaldit käisin. Et ma arvan, et see on hea. Ei, võib-olla tõesti. Ei teki seda hirmu. Et kui sa mäletaksid seda hullu kukkumist või seda kõva pauku, siis võib-olla see hirm oleks nagu suurem, eks. Ja. Aga nüüd paar päeva kodus veel ja koondisega Tšehhi. Seal on teil ka juba mingisugune eesmärk paika pandud või see tuleb teil bussis või olete bussiga või? Me esmaspäeva hommikul, teisipäeva hommikul läheb lennuk
Riiast Tšehhi. Oh, saate lennukiga minna, mitte ei pea Õnneks, loksuma paar tuhat jaa. kilomeetrit. Noh, korras. Kõik. Jah. Kuidas oli? Tore oli. Oli tore või? Jaa. No siis on hästi.